Trump reageeris sellele karmilt, mida tema poliitiline tuumik hakkas pidama sisemiseks vastupanuks keset sõda Iraaniga. Sel reedel, 3. aprillil 2026, kaitseminister Pete Hegseth tagandas USA armee juhi kindral Randy George'i ning eemaldas ametist ka veel 2 kõrget ohvitseri. See samm raputas Pentagoni kõige tundlikumal hetkel sõjalise kampaania ajal. Reuters ja Associated Press kinnitasid, et vahetus toimus koheselt ja ilma ametliku üksikasjaliku selgituseta. Siiski on palju teateid, et paljud Ameerika Ühendriikide kõrged sõjaväelased on vastu USA maismaa sissetungile Iraani. Ja see võib paljudki seletada nende vallandamiste kohta. Juhtunu on lihtne. Valge Maja ja Pentagon vahetasid välja armee tippjuhtkonna keset pingete kasvu Teherani vastu. Ametist tagandati Randy George, kellel oli veel üle aasta ametiaega, samuti kindral David Houdini ja kindralmajor William Green. Asemele määrati ajutiselt Christopher Lanev, keda peetakse Hegsethile ja Trumpi poliitilisele suunale lähedasemaks. Sündmuste käik viitab sellele poliitilisele suunale. Valitsus eemaldab sõja ajal sõjaväejuhid, ei esita selget põhjust ja määrab peamisele ametikohale komandöri, kes on rohkem kooskõlas kaitseministriga. Sõja ajal selline vahetus ei tundu olevat rutiinne, vaid pigem sõnum ja see sõnum on karm. Kes ei ole täielikult Valge Maja strateegiaga kaasas, võib ametist langeda. Kõige tundlikum küsimus on, miks valitsus on alates märtsi lõpust avalikult öelnud, et suudab saavutada oma eesmärgid Iraani vastu ilma maismaa vägesid kasutamata. Marco Rubio ütles seda avalikult. Kuid samal ajal kasvas Ameerika Ühendriikide sõjaline kohalolek piirkonnas, sealhulgas armee vägede ja 82. õhudessantiviisiga seotud üksustega. Ja kui see pingetase tõuseb, hakatakse igasugust vastupanu käsuahela tipus sõjapoliitilises loogikas pidama peaplaani reetmiseks. Tegelikult antakse sellega mõista, et on tähtsaid inimesi, kes pidurdavad, kahtlevad või püüavad olla liiga ettevaatlikud konfliktis, mida Donald Trump tahab juhtida. Ja nagu ta on ka varem näidanud, kipub Donald Trump ettevaatlikkust premeerima siis, kui ta arvab, et see takistab tema pealetungi. Ta vahetab välja, ta eemaldab, ta korraldab ümber. Kuidas see sõda mõjutab? Mõjutab, sest sõjaväejuhid ei ole dekoratiivsed figuurid. Nad on selleks, et öelda, mis on võimalik, mis on riskantne ja mis võib liiga kalliks maksma minna. Kui need nimed eemaldatakse sõjakäigu keskel, siis ei tähenda see ainult uut allkirja dokumentidel, vaid toob kaasa ka uue õhkkonna. Vähem arutelu, vähem pidureid ja rohkem automaatset ühtlustamist. Neile, kes vaatavad kõrvalt, võib see samuti tähendada, et sõda surub Washingtoni üha järsemate otsuste poole. Rahvusvaheline väsimus kasvab samuti järjest. Pole juhus, et Randy George'i tagandamine toimus ajal, mil Trump esitas uusi ähvardusi Iraani infrastruktuuri vastu. Kas see oli juhus? Ta ei käitunud nagu keegi, kes oleks rahul sõja kulgemisega, vaid nagu keegi, kes nägi takistusi enda leeris ja otsustas need takistused tipus ära lõigata. Toimus sõjaväejuhtide järsk tagandamine. Ja miks? Sest Valge Maja tahab täielikku kuulekust sõjas, mis on muutunud ohtlikumaks, pingelisemaks ja ettearvamatumaks, kus maismaa sissetungi plaane koostatakse ja pannakse avalikult lauale võimalusena.